Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist! Kaljurand, Ooper ja Sihvartas Saaremaa mees Kalvet on taas kord jalgpallistuudios koos. Andres Ooper, me oleme küll seda teemat läbi käinud, aga tead, kui on tippsportlased ja nad karjääri lõpetavad ja siis nad juurde võtavad, siis kohe kõik hakkavad rääkima sellest, et oi, vaata, see mees on patsuks läinud ja see mees on patsuks läinud ja olgem ausad, Andres Ooper, ka sina siin ühel hetkel olid nendes juttudes, et oled patsuks läinud, et anna, nüüd oled jälle taas tippvormis, et anna siis 3 nõu, mida teha, et kuidas alla võtta. Esimene asi, alkohol. Hoia suu kinni, ära söö nii palju. Ütleme, sa ei kasuta kogu oma energiat kindlasti peale seda karjääri. Söö vähem, joo vähem. Ja trenni jätka ikkagi, tee trenni ikka edasi. Ma tean veel üht kavalamat viisi. Räägi, Kalvet, kuidas siis võtta 2 päevana 5 kilo alla? Ehk tahtsime teha nädala ees. See on väga hea see. Tahtsime teha saadet loomulikult ikkagi esmaspäev või teisipäevana. Näed, üks mees alati rääkinud Andres Saaremaa mees, keda ei murra miski ja näed sa, selline hopsti. Ei saa kodust välja. No mis juhtus siis? Laps käib lasteaias ja lasteaiast tuuks igast häid asju koju nagu. Vaata on ilus aeg, vaata, kui laps on veel väike. Minul on teistsugused probleemid, et mul laps on juba 15. Talle vaata näiteks triibub aasta kontserdid. No see oli lubatud ja seal visati neid käepaelu, millele saab sinna backstage, õnneks ta ei läinud. Aga ma just mõtlesin, ma pean juba muretsema sellist asjad järgi, et äkki ta paudutab seal triibub aasta backstage'is näiteks speedi, vaata. Mul on teised mured, et see naudi seda hetke, et sinu mure on see, et tuhat see rõhuviirus koju. Aga see oli siis seekord sissejuhatus saatele, kus me peamine murheteema või siis jututeema on selline, et mul on see häda, et ma natuke pean korvpalli kajastama ja meil on ju ikkagi see jalgpall on ju geniaalne, selles mõttes, et on pandud ikka nädalasises voorud, asjad, paneme sinna korvpallifinaalid, et jumala eest, et Eigosurused ei jõuaks kordagi staadionile, ma pole nüüd ammu staadionil käinud, mis tõttu mängudest üksik asjalikult võiks tobe rääkida, et tervitan kalendri tegijaid, et taaskord superkarikas ja kulla meistrikulla otsustav tõenäoliselt korvpallimatš ühel päeval. Jumal tänatud, ühes linnas ei ole, et oleks nüüd Pärnu saanud finaalis, võib-olla mängiks samal ajal seal kuldasid ka välja, et läks nii. Aga, ja me võib-olla muidu räägime liiga vähe ka sellistest tagaotsa tiimidest, et siis sel korral selline öise jalutuse kimmik tuli, et kuna siin vahepeal peale 4 vooru ju kõik rääksid, meil need tagumise otsa meeskonnad on nii palju juurde pand, et kõik on liiga nii võrdne, et ta on olla. No siis see võrdsuseks sulle kadus kohe ära, nüüd on jälle vahe sees. Aga et räägime siis vahepeal juhtunu ära siis läbi sellise ülesande, kodus ülesande, et kas me suudame tadumise kuuitu mängijatest kokku panna kullasatsi. Ehk siis ülesanne on väga lihtne, et tadumine kuuit, kes ei tea, on siis meeskonnad Laadri, Tammeka, Vaprus, United, Kuressaare, Trans, kes on seal, tegelikult on sellise 7 punkti sees, et kõik hästi. Aga nad kõik on näiteks esikolmikust on ka juba 7 punkti kaudusel, et üsna selge on see, et medalile neist keegi ei mängi. Ja nii ta on. Ja võib-olla saate teie, kes tahab teada, siis saate võib-olla, kui jääb aega, siis saate lõpus menetleme natuke üldkogu, UEFA otsuseid ja ma ei tea, mis siin muud sellist igapäevast, aga lähme. Natuke, kui siin vaatasin otsa, siis ühe reegli teeme ka, et oleks asi võrne, et muidu on savi, kuidas me selle 11 meest sealt altpoolt valime, aga üks reegel on, igas meeskonnast peab olema üks mees. Ja muidu võiks hakata positsioonide kaupa minema, ühest meeskonnast on jube keerun, keda võtta, siis me peame alustama sealt, et peame alustama ikkagi sellisest meeskonnast nagu Narva Trans, et võtame ühe transimehe ära ja siis hakkame minema positsioonide kaupa, muidu me jääme ätta. Miks see Trans on keeruline? Trans vahepeal kaotas metsikult mänge, aga nüüd räägime ja läbi selle Halleluuja. Elu on jälle lille. Narva oli Narva, kes näpistas nii-öelda top 4 kellegi käest kodus punkte, mida me tavaliselt oleme ootanud. Et kas nüüd on suur tõus tulemas? Aga mis meeskonnad, see on muidugi see oluline küsimus, et siin on ikkagi keerulistes oludes Paidet. Et siis German Schlein 90+2 seal karistuslöök, mis tal ennast latti vist. Latist oli tagasi ja suurepärane markeerimine. 3 Paidemeest tahtsid, kuidas 3 transimeest palli peal lähevad. Et kui see räägime siis, muidu me Paidest ei saanud rääkida. Paidel tabelis nüüd siin siis viimasest 5 mängust 3 punkti.
ei ole ideaalne seis ka. Ei ole, jah. Ja nüüd praegu vaatan tabelit ka, et liidrini, kellel on üks mäng vähem peeta, on 10 punkti ja viimase kohani on 11 punkti. Põhimõtteliselt nagu... Mis viimase kohani, nad on 8 punkti kaudu sellest, et mängida Viimsigi ülemineku. Mis see Paidel siis on? Ooperner nii ei taha kritiseerida teisi treenerid, mis on õige. Rallet, sinu peamine teooria, et miks ei ole Kings saanud meeskond mängima? Sest mina olin sel ajal, ma seda mängu selles mõttes otse ei näinud, ma olin seal, vaatasin ka Bossu mängu ajal, vaatasin pooled 0-0, vaatasin, ei saa olla. Siis vaatasin Sotterides, mis see statsad, siis oli peale ööljud, olid vist Paidele 4-3 ja löögid värav olid 1-0 Transile. Et siis vaatasin ka, et ei ole see 0-0 niimoodi, et on nagu vastu peetud. Et ma vaatasin hiljem highlight okei, seal oli nagu see pool olukordi rohkem rikkeri. See on kummaline asja juures see, et kui tavastab uus treener, ikka siuke nagu kerge hüpe nagu tuleb, et seekord seda hüpet ei ole, pigem on isegi nagu see nool veel rohkem nagu alla läinud, mis on nagu asja juures nagu pigem nagu kummaline. Mis on nagu nendes viimastes mängudes nagu silma jäänud on see, et see kuidagi see väljakul oleks nagu mingi loiud kohati või siuke nagu sama see Levadia mängu algus, seal kastis oleks see nii pehmed või kuidagi, ma ei tea, kas tujutud või kuidagi see energiat nagu ei ole või midagi seal igatahes tundub, et seal, ma ei tea, et hea küll treener vahet välja öelda, et nii-öelda mis on see, et mängupilt ei vasta koosseisule, et siis nüüd tundub, et nagu, ma ei tea, seal kui leiti, et see nii-öelda juhendaja ei saa seda koosseisu panna nagu vastavalt soovile mängima, siis võeti uus juhendaja, tundub äkki see ikkagi, meestes on ka mingi jama ikkagi sees nagu see, et kuidagi... XG 1,71 versus 0,85 ja see 0,85 oli siis Paide, mitte et see mõttes, et selline, vana hea aus võit oleks Trans 2-1 olnud statistika järgi, et kui ma teen XG ei näita mitte midagi, see on saatanast asi. See Padamoosi joosti kinni, seal olid mingid sellised, et oleks võinud midagi juhtuda, aga jah, et tõesti mida me ootasime, et Kingilt, nagu sa just ütled, et sellist uut minekut, uut tulekut praegu jah, kuidagi ei ole see sats, ei ole nagu sellist intensiivsust ja tahtmist täis. Et ainult üks poolaeg oli, kelle vastu nad... Pärnu vastu poolaeg, see karikas. Poolaeg, üks poolaeg oli, kus nad mängisid tõesti nagu sa tahad, nii et nad mängiks, aga ülejäänud mängud ei ole praegu jah, see minek üldse hea. Et 2 võitu ongi täpselt sama ju see Pärnu vastu see karika poolfinaal, seal lõpus ikkagi ju Žarsu ikkagi päästis, et seal lisaaega ei tulnud on ja siis 2-0 tuli veel pärast seda, siis ju see 3-2 võit United üle, ega seal see viik ka lõpus nagu kaugel ei olnud on, et selles mõttes seal ikkagi tundub, et seal ikkagi midagi suuremat ja fundamentaalsemat nagu kuidagi ei toimi. See on naljakas see, et ei oska võtta näppu peale panna, et see kord oli, eks ole, jällegi see, et mõni mäng on see, et nagu kaitse, eks ole, läheb lappama, see kord oli nagu see, et jäädi nullile, et see nagu käibki üles alla, ma ütlen, et eksin mees vajab aega ka, et see on ka selge, et isegi kui rääkis eelmine treener Vassiljev muudel teemadel Vene Delfiga, siis seal oli ka, et peab aega andma, et edasi muud ei ole, et sa vist ei saa nii, et vahetame ja vahetame, või võib-olla just nii peakski. Itaalias oli... Ega ta on ju praegu, Kink on vist kohusetäitja, ega ta ei võtnud mul on tunne, et see kohusetäitja sõna kadus sealt peale esimest pressiteadet kohe ära. Et ei tea, mida Paide teeb, kas nad otsivad, ei otsi, kui aktiivselt nad seda teevad üldse. Võib-olla on ka see, et seal äkki kuidagi kui nüüd treenerit vahetati, võib-olla proovitakse äkki nüüd suvi tuleb, on ju seal mängijates mingit rotatsiooni teha, et kas ju Vassiljev ju ka just mainis, et tema tegelikult tahtis ju ka mingitest mängijatest just vabaneda ja mingeid konkreetsemaid mehi nagu juurde tuua, et võib-olla seal ongi võib-olla mingi balanss on äkki seal võib-olla koostöös nagu paigast ära, et seal on ju ka räägitud sama see keskkaitse on ikkagi kriitikat saanud, et ei ole nagu nii hea olnud. Aga see, et sa lähed 6 varumehega tegelikult Narva, see näitab ka, see ei jäta head muljet. Sellest üks on Henri Lehtma, eks ole, et keda ei usaldatud ja üldse. Ei usalda, ma lihtsalt, et üks on selline väga noor mees ka, et tegelikult oli ikkagi õre on see asi ka, et see peamine mure vist on, number 1 mure on see, et kõik ettepoole legionärid on kehvad olnud. Just ettepool, et see, Padamoosi, ma arvan, ta oleks esiliigas väga hea. Ma arvan, see on päris konkreetne. Ma arvan, ta oleks esiliigas päris hea, aga seal ta on selline... See, et tal on pikkus, seda tal on, aga... Väga vaese mehe, kodutu, ikka vaese mehe Promise David on ju. Jam, suht lamp,
eks ole, Jobarteh, Mudu, täitsa lamp. Noh, see Sonja on, aga Sonja on kuidagi nagu käib üles-alla nagu. Käib üles-alla, ei tule see numbrid, ei tule järgi, minu lemmik. William oli ühes mängus, nagu see sama Pärnu oli päris... Aga William on muidu hea, ta on kogu aeg kratsi olnud ka, et selles mõttes tal on ikka... Ütleme, seda Legionerit ei ole sükast nagu panustada olnud, jah? No, tema lööb karistuslööke ja asju. Cabral on juba alumine, eks ole. Aga ja siis oligi nüüd löödi. Löödi tagasi. Et selles mõttes, et Paide fun, aga eladu Piirilinn, eladu Kossohovski tuli ära, et tuli ootamatust kohast, ma eeldan, aga tuli. Ja mis me siis tegema pidime, õige, me pidime valima ühe mängija sealt. Valime ühe koosseisu, ühe mängija, et võib-olla keegi võtab 2. Et äkki ei ole, et sai Paidest ära, me ütleme nii, et Paide on võib-olla kõige põnevam asi selle hooajal hetkel, et mis sealt saab. Kinko, vaata, see oli nii populaarne kuju ka, kes sai lõpuks võimaluse, et mis ta saab või kuidas ta teeb. No see kindlasti, tema ju persoon pakub tegelikult ju väga palju huvi ja ütleme, ta on ikkagi Eesti jalgpalli üks nii-öelda populaarsemaid figuure ja kuidas tal läheb, see kindlasti ongi pakub nagu läärast huvid. Kui siin ongi võib-olla praegu mingi Kalju Levadia mäng, siis võib-olla huvi on poole väiksem, kui sama see mingi Paide transimängu vastu on, sest ikkagi see Paide on nagu kasvanud Eesti jalgpalliskeenel kuidagi huviliste poolt. Ott Järvel hoivad pöölt, et kingi läheks hästi. Neil kuidagi lähevad, selles mõttes, et neil kuidagi hõõrumine on alati. Igades transimängijad, mina ütlen, et patrulle siis enda nimi. No mul on käinud siin mõte, kahjuks Maksimkin sai Maksimkin oleks muidu väga... Ja Keero ja Toke tegelikult, no ma ei tea, nad võiksid nagu, ütleme, heas satsis veel paremad välja näha, kui nad Narvas on lihtsalt, et neil on nad võimalusi ju tekitavad, lihtsalt ära ei löö kuidagi. Madis Kallek, kes sinu patrumine oleks? Selles mõttes ma tegin nii-öelda kodutöö ära, panin koosseisu paika ja siin ühtegi Narva transimeest kohe nagu esimese hooga ei pannud, nii et ühesõnaga siis ma transi oma jätaks nagu teie panna. Ma arvan, et mujalt saab paremaid ründajaid, mina patruks välja sellise mehe, kes võib-olla ei paista okei välja, aga mina võtaks kampanja. Ma mõtlesin ka tema peale. Kampanja eelmine aasta nägi väga hea välja, nüüd selles ikaldavas selles, et ta ei ole nagu füüsiliselt, ta ei ole silma paistav, ta eelmine aasta oli väga hea, mina jätkuvalt usun. Aga nüüd me peaks ära rääkima, mis selles formatsioonis me läksime? 4-2-3-1 lähme. Mis variandid on veel, on see Murat oleks või Liiev, on ju? Meil on vist sinna äärele mehi küll ja siis on see katkine teine keskpoolik teades ei ole veel peale saanud. Ei, mida sa mõtled nüüd? See U21 koondis on, kelle nimi mul iial meelde. Väga lihtne. Igast paneme kampanja siis, eks ole. Et üks keskkaitse paigas, jah? Üks keskkaitse paigas. Ma arvan, et meil on ägedamaid ründajaid kui Keero. Või? Jah. Alustame siis väravavahid. Eks mis siin variandid on, eks ole, miks me Pareikot me ei võtnud, on ju, Nõmmejõs ei ole, siis meil on kaks Nõmme. Ja siis meil on Vainula. Ma erita Vainula Nõmm. Üks on siis Pärnu Nõmm ja teine on Kuressaare Nõmm. On variandid. Kes oli teie variant? Minu variant oli Kuressaare Nõmm. Jah, sama. Kusjuures ma arvan, et teid ei üllata, et minu see. Minu arust Nõmm on peaks mängima suuremas satsis, aga seal ei ole kohti lihtsalt. Okei, ma saan, et Ondi Levadias on Valner, Looras on Grünwald ja Kivila väga hea, Raljus on Berk ja Pavlov. Ja ma ütlen, et ta oleks, kui Nõmm mängiks Paides, ma arvan, Paide ei kaotaks mitte midagi. Okei, ta võib-olla see Nõmme jalamäng ei ole nii hea, aga mina vanakoolimees minu meelest ei peagi väraht olema kuskil keskjoone juures ja selle jalga vahelt tegema ja sellele mängu avama, et las ta olla. Et Nõmme saada, meil on see häda. Ma ütleks, et see ei ole mitte Nõmmele süüd, vaid meil on häda, meil pole värahaid ei saa välja midagi. Valner on jäänud Eestisse, Grünwald jäi Eestisse, Kivila on Eestis, et meil mingi hetk sulle värahaid said välja, Nõmm, mis sai ka, et sulle Poola esiliigasse. Aga nüüd meil on kuidagi selline jama, see sõna otses mõttes see on nagu tegelikult see on jama, et Valner on jäänud Eestisse, sest Valner peaks olema oma taseme poolest välismaal ja tegelikult peaks sealt nende uued mehed peale saama. Aga ma ütlen, et oleks Vainula võinud ka panna, Vainulal tuleb neid mis sõna see on? Kooliraha! Let's go! Kooliraha! Vaata, tuli meelde see tähtis sõna. Kooliraha. Nii, lähme siis parem kaitsjast. Et seal, ma arvan, on
jah, Rudenko siin ei ole vist väga palju see jah, teistest jääb vist jah peajagu üle, ütleme nii. Rudenko, noh, see kui palju ta olukordi loonud, teinud on, see on täitsa müstiline, et noh, Rudenko muidugi häda on kaitsemäng. No sellepärast talle sobib see nagu wingbacki positsioon. Vaata, aga kui me paneme võistkondaks mängis tiitli peale, siis nagu selles mõttes peabki ründemängis parem olema. Et Rudenko on ka, et kas, noh, ma ütlen, ta vist läks meil sümboolsesse koostöös ka, et ma arvan, kui Rudenko mängiks, noh, ma ei tea, Levadias paremal Liivatu asemel, ma arvan, see meeskond ei läheks halvemaks selles mõttes. Päris igav. Ei ole väga, intriigi ei ole praegu. Ma ei tea, kes siin ei ole, mis kes siin teised arendid on mingi, ma ei tea, Ivan Jušin ja Siim Aer. Et no ei ole väga võtta ka. Et meil on, tuleta meelde, et igalt poolt peab olema siis üks see keskkaitse, üks oli kampanja, et mis nimed sul, Kalle, kirjas olid? Pedro Manuel oli ja oli ka Marko Luka, Sepik on ka. Miks üks ja teine? No Manuel on just ikkagi siin liigas ikkagi väga okei kaitse, ma arvan, ta saaks isegi nagu nii-öelda kõrgemal meeskonnas hakkama ja ka stats, mis tal taga on niisugune Eesti liiga mõist, noh ta ikkagi on hea. Kas see on paslik kohta rääkida Tammekast? Minu kõik ennustused hakkavad täitsa pekki minema, täitsa haiged. Ma peale esimest ringi olin, et ma olen jalgpalli fucking geenius. Reaalselt ma mõtlesin, et hea vaadata seda. Ma olen nii tark mees, täitsa ulmevad, et Tammek oligi põhimõtteliselt viimane. Tammek on 3 võitu järjest, võideti Paidet, no Paidet võidab igaüks, pole mitte midagi. Võideti Kuressaaret ja siis tegelikult saavutus, see, et võideti Nõmme United võib-olla saavutus, võideti nii, et United läinud 1, see on nagu saavutus 3-1, et United ainult 1, oi seal peapesu, vaata, jäi jutt, et teeme 3-5 mängu, aga 1-3, vaata, mis kurat. Kas see Tammek on teie jaoks silmis nüüd alumise kuuiku parim meeskond või pigem, kui te praegu peaks ennustama nüüd raha panema või noh, ma ei tea, kus iganes me sõnastame või teile meeldib Pärnu või Harju potentsiaal rohkem või usute Narva Transi uut tule? Pigem ma selles mõttes ikkagi Harju on, hea küll ta nüüd kaotanud, aga ta on suurtega mänginud ja sama nüüd ju see mäng ju Kaljuga ei olnud üldse nii halb, et ta oli ikkagi korralikult mängisid, et miks sa Tammekasse ei usu sellisel juhul? Mis jääb puudu, et olla see meeskond? Noh, ütleme neil korraks hooaja, kas esimeses ringis oli ka korraks see tõus on ju, siis tuli uuesti langus, nüüd uuesti tõus, et noh, kuidagi sükast pikemat stabiilsust tahaks näha enne, kui julgeks öelda, et nad on see nüüd alumise kuuiku parim võistkond nagu, jah. Aga see, noh, ma ütlen, et see, et me Manueli kaalume, noh, see mõttes, kui me hakkame siit minema aprilli keskelt 1-2 Levadiaga, taga-taks on ju 0-1 Harjule, ehk ründajad ei löömata 1-0 Paidega, 1-0 Tammekaga, 3-1 Unitediga, see on siis viimases 5 mängus on 3 sisse lastud. Voolaid on saanud kaitse pidama. Miks see ooper? Olgem ausad, kohe kui see kaitse kui see Oliver Aleksi Kandaslahti ei tundu ka enam Kandaslahti vaata. Ei tea jah, see nad mängivad ikkagi ka 3-ga, ma vaatan, et päris paljud on seal altpool Harju on 3-ga, Nõmme United 3-ga, Narva teel 3-ga, see selleks, aga jah, et nüüd on nad tõesti on saanud kaitselukku ja see on, noh, see on edu alus. Ees lüüakse need ära mõned väravad ja noh, eks nüüd nagu tahaks ka seda stabiilsust rohkem näha, et vaataks, mis nüüd hakkab see suveperioodil olema, et kuidas neil minema läheb, et kui nüüd järgmised 3 jälle peksa saadaks ja jälle kuskil alla on, siis ei ole hea, aga tundub, et ma ikkagi usun natukene rohkem Pärnusse, natukene rohkem, aga praegu on täitsa okei minek neil. See Tammeka selline, et noh, mõnes mõttes see paberil selline, et lükata need mingid mängisid see Veelma ja mis see teine äär oli? Bedmanson äkki mängis ka, nagu mängisid 4. liini kaitsetena. See tundus selline natukene paberi peal nagu uljas, aga samas kui wingbackiks panna, siis on see üks lisa taga, on üks lisa kaitsemees juures, siis see nagu mingil määral näeb nagu päris äge välja. Ja see, noh, Tartu üle hea meel ka, et see mõttes, et ega see oleks ka kehvalt, kui
Veltro ja Tammeto, et seal esiliigas olnud see derbi. et ma arvan, Manuel selles mõttes, kui sellise suure Tammeta kaitse pidama saamise sümbol sobib hästi. Kes sul see teine nimi oli? Luka oli, jah. Miks sulle meeldib Marko Luka, seepärast ta on Flora vees. Ma olen nii pool naljada seda väga palju tampida, et sa oled Flora vees, kuidas üldse ei ole, vaata. Ja nüüd inimesed usuvad ka juba. Ma arvan, et seda inimesed arvavad. Pandi lihtsalt roheline särk selline ja kõik. Lihtsalt õigti arvavad, et sa oled selline full of Flora, vaata. Hea töö, ma pean nüüd mingi uue sellise agenda võtma. Lihtsalt ma arvan see, et tal on, et kui Manuel on siuke noor ja, kui ma see koostöös kokku panin, on ja siuke noor ja tugev ja võib-olla kõrval oleks vaja siukest kogemustega meest rohkem, et Lukal on nii-öelda ju koondise kogemus, tal on eurosarja kogemus, tal on nagu selles mõttes kõike, et kui võtta nii-öelda nagu koosseisu kellega mängida, siis nagu see eesmärk oli, et oleks võimalik mängida Eestis tiitli peale, siis ma arvan selline siuke noore ja kogenud mehe duo oli see, mis ma nagu nii-öelda, kus ma mõte pidama jäi. No Luka, see on jälle see häda, et sulle on selle jalgpalliga, et mõni mees teeb, et sulle teeb neid mingi absud jäävad pähe. No umbes sinna aita vaata, Kolobov, sa räägi aasta aega hiljem, aga Kolobov kuradi terjub joone pealt, ta ei saa ole jää, vaata. Luka tegelikult ei ole, ta on teinud selle aasta mingi mega apse. No ja see esimesena tuleb see Paidele tagasi sööt, tuleb kohe nii meelde, seda küll. See oli mingi suured absud, kui on, midagi on veel olnud, sellised vaatad, et sa peaks olema selline, et suur liider. Aga nii on. Teeme Turessaare ringi ja tiirust ära. Turessaare vahepeal tundus, et on seis väga hapu. Nüüd on ju tulnud lausa üks võit järjest. Ei, mida ma tahtsin öelda, suur kaotuste seeria sai läbi, et nad võitsid päris tähtsas mängus Ratsust Nõmme Unitedit, taaskord Nõmme Unitedist. Aga ütleme nii, et pääsesid tegelikult, et nad läksid alguses väga hästi minema, esimese 20 minutiga läks väga nende mäng, aga kuidagi siis hakkasid nagu hoidma või midagi, et natuke nagu isegi vedas, et ma ei tea, miks nad lõpetasid mängimise ära, tegelikult oleks pidanud ikkagi edasi panema, ma arvan, et see seis oleks nende jaoks isegi parem olnud, et päris nagu jah, ei ütleks, et nad on täitsa minema saanud. Ütleme, et lihtsalt praegu vedas selle võiduga. No neil läks ilmselt vaja, et sulle, nad hoiavad hammastega sealt eesport kinni tänu sellele, et muidugi Talu. Ja see on Ranglu, et see on natuke, see on suur kaotus tegelikult, ütleme ausalt. Ma just tahtsin öelda, kui me rääkisime, et üldse pinki ei ole, siis sinna veel üks mees oli võtta, Rõivas, seal on kohe... Ja nüüd hakkab juba kaardid asjad, siis on keeruline. Siis jah, kui sealt edasi varsti hakkab tulema, siis mehed nagu Joosep Lontus näiteks. Kas ma mõtlesin selle nime välja või see on päriselt, oli pingil Talvet Arve? Võis olla küll, jah. Oli, jah. Mõtlesin tõmbas oma Lontus ära, vaata. Päris hea, konks oli see praegu. Et seal Kuressaare selle mõttes, et tuli ära. Ja Andres Ooper, kelle sina veel keskkaitsesse pakud? No ma mõtlesin, Liit on käinud näiteks Kaljust läbi, Liidu mulle meeldib ja täpselt, et ei saanud hakkama, tal on küll liidri omadusi asju, aga ei pääse. Sepik mulle meeldis, oli veel siin valikus, aga ma isegi olen selle Luka, tegelikult jah, me räägime mõnest eksimusest, aga võib-olla oleks jah, selline natuke vanem ja kindlam valik kui Sepik näiteks. Andres Ooper hääletab Luka, mina hääletan Pedro Manuel ja Talvet otsustab, et Manuel, jah. Pedro Manuel, helistame välismaist. Meil on ainult välismaa mehed. Kampanja Manuel Rudenko. Nõmme on väravas ju. Nõmme on väravas. Oota, palju meil neid... Nõmme ei oska rääkida nendega. Palju meil üldse neid välismaalisi jalgpallist soovib olla? Ja 5. Selle peame ka, jah, selle peame... Ma panen siia sulgudesse Lutrada. Äkki me paneme ikkagi üle natuke. Vasart kaitse. Mina mõtlesin selle formaadi välja. Ma ise üldse ei mõelnud, et test kuhu sobib. Saab öelda... Padiskal, kelle tema paneks. Henri Järvelaid oli mulle. Kuna oli ka see, et igalt poolt peab olema, Unitedist ma rohkem kedagi nagu ei hetkel nagu ei võtnud. Et Unitedist nii kehva seis veel? No kuidagi, kui ütleme jah, kui me tahame nii öelda seda, jälle see, et tiitli peale mängivad satsi, siis ma arvan, Sakast jääks nagu väheks ja sinna Frolovi koha peal vaatasin ka mingit pigem teisi mehi nagu, jah. No minu poolest, kes meil siis veel on vaprusest, eks ole? Aaloe.
ta on vist... Ka mõtlesin, aga võib-olla ei ole päris see. Tartu Tammekas siis vali üks, no siin seal vasart raitses või vasart wingbackina meil ju täitsa erinevad mehed, seal vist pool satsi saab proovida varsti. Laadris ei ole ka ühte kindlat, eks ole, et ja Kuressaares ja Transis eriti, et Transis ma oleks eeldanud, et Filatov lööb läbi see hooaeg särama, aga ei löönki, et taaskord Eigo mingi skaudi silm ütles, sealt tuleb, ei tule. Ja ma tahtlustan, see Järvelaid on olnud silmapaistev, aga mul üldiselt, noh, miks mitte. Alumine poolik. Siin oli mul nagu mitu varianti käis läbi. Üks variant on näiteks oli see, et räägib mikrofoni. See ka väga hea variant. Et kui siin juba see välismaalaste piirang hakkab äkki peale pressima, et oli see Toomas Lisboa käis mul läbi ja samas mõtlesin, et David Andreas. Et ikkagi selles mõttes mees, kes eelmine hooaeg mängis Floras hooaja teises pooles, kus nad ikkagi lõpuks tõusid nagu meistriks. Et selles mõttes, ma arvan, Andreas võiks olla võib-olla selline mees, kes mahuks sellisesse koosseisu. Need mõlemad variandid olid minul ka selles, mulle see Tammekas ja Lisboa väga meeldis, kui ma nägin teda, et väga huvitav oli ja pluss Andreas, no ma ei tea, kahju, et ta ei murnud Florasse sisse, et ta oleks pigem oli nagu talle üllatav, et ta nagu selle hooaja pealt, mis nagu oli, et ta nagu jäänud sinna. No ja Froll on natukene juba selle nii-öelda number 1 meistriks tuleku jaoks võib-olla natukene, et võib-olla liiga suur amps. Kas Andres on head? Selgitage, Andres Opper, selgita mulle ära, mille poolest on Andres selle hooajal head. Mina liigitaks teda võib-olla, pettumus on võib-olla vale sõna, aga mina arvasin, et ta mängib nii, et ta Flora ütleb, et me toome ta suvel tagasi ja nüüd ma vaatan, kas Flora kutsub ta kindlasti suvel tagasi, siis mul on lahtisem. Pigem mitte, seal on ju Floras omal noored mehed peale tulnud, et seal ka selle peale et Floral on endal asjad seal nagu tööle läinud, Kreida on tööle saanud ja kes seal veel on ju. Valdmetsa nüüd mängima hakkas keskele. Õige vastus on muidugi see, miks näiteks Andrest me kaalume, on see, et keskpoolikutega on kuidagi aga too mulle need, kes on veel paremad, ütleme. Selles mõttes, et kes on Harjus, eks ole, polegi nagu mingit väga selget, eks ole. Element on seal all. Element, on seal see stabiilne seal kõrval, eks ole, on erinevad mehed olnud, aga ei ole nagu päris selline suurklubi tase, kes me veel on, Nõmme Unitedis on see... Ongi Froll ja Oostebrink. Jah, täpselt, et temal ka praegu ei lähe hästi. Ja mis meil seal allpool Narva Trans, eks ole, suuri murandised keskväli on, kuna Martsimkinit, kes oleks number 1 valik sinna olnud, siis on see. Kas me selline küsimus, et kas teeks näiteks sellise, kuidas ma nüüd teeks kääbuste meeskonna, vaheks Lisboa kõrvale selle Tristan Pajo, madalamale. No talle meeldib küll sinna tulla alla ja võtta palli ja hakata üles ehitama, aga 6 teda ei paneks ikka. Okei, paneme siis, meil peab olema taks, kuna meil on äärekaitsed nii robustselt ründavad. Nagu Rudenko Järvelaid, siis me paneme sinna Lisboa ja Andres, et siis on selline taks. Paneme mõlemad, jah? Ma paneme mõlemad. Ma arvan ka. Aga nüüd keskel mõelda, ka Henri Välja keskele, et on liiga üleval. Kas kui Henri Välja pole sel hooajal ühtegi penaltit sisse löönud, kas sa raaluks teda üldse ruudi? Ma lihtsalt Henri Välja puhul on see, et ta nimi on seal, vaata kõrgel, seepärast on löönud 6 väravat. Meil on Pärnus ka midagi vaja, nii et selles mõttes. No Pajo saab 10 peale. Pajo saab äkki 10 peale, kui saab. Kui saab, jah. Jätame hetkel, me saame veel ümber tõsta, igatahes hetkel siis keskel on all Lisboa Andres. Ma ütlen, et kui sa tee mulle Välja osas suur kaitsekõne, tee. Ma ütlen, et meil on kedagi Pärnust või? See oligi kaitsekõne. Ma olen nõus, et Välja, ma ei tea, kas kaitseomadused saavad, nagu on number 6 kohased, et tal on ka natuke see ettepoole mõtlemine, see pool on just tal hea. Teeme siis 4-2-3-1, teeme sinna number 10 koha peale ja meie number 1 valik vist on, minul oleks Pajo. Siis on Pajo, jah. Sest Laadr nendest võib-olla satsides kõige huvitavam, sest et Laadris on neid põnevaid noori, mida igale poole panna, ettepoole. No ma võiks ainult Laadri mehed panna, eks ole, et ta on selles mõttes huvitav. Tammekal suured ootused olid mul selle mustaga Hüdara, aga ei ole olnud hea. Vapruses see Nõmme Unitedi seespool
Ovusu oleks vist sinna päris okei ja Belarashvili oleks sinna päris okei. Aga Ovusu puhul oligi see, et ta oli esimesest, ma ei tea, mis ta 5 peale oli 4 väravat ja me kõik mõtlesime, see on must Messi. Ja ta tuleb välja, et ei löö iga bänd ikkagi 100%, et Etsi peavad nüüd vahepeal pingil olnud. Kuressaare või ära mainida, Kuressaare sees on siis, tegelikult teile sinna polegi seal number 10 kohal kedagi head ja Narva Trans on Narva Trans. Tõesti on paja, kuigi kas ma eksin, kui ma ütlen, et mina oleks odanud võib-olla isegi sel hooajal rohkemat, sest ta eelmine aasta kuidagi tal ei ole ees Paalbergi, tal oli see connection oli ja tal nii hea lihtsalt sellega. Ja Lepik ju tänu ei ole. Lepik ei ole ennast käima saanud, et tal on ju võimalusi olnud asju, et tegelikult seal mingi väike koostööd ma nagu olen täheldanud, aga jah, ei ole veel piisav. Kellega Andres Ooper? Kellega oli sul parim connection? Ma toon näiteks minu üks asi, mis siin hilisemast ajast, viimast 10 aastast on üli hästi toiminud, minu meelest on müstiline teineteise arusaamine, oli Kostja ja Senjov. Ja see oli teada koondises. Haige, see oli haige, need vennad, nagu silmad kinni oleks võinud ka teada, millal keegi kuhu süstib, kas sinu lemmik, kes oli? Mul oli Hollandis oli. Võtame Eesti koondis. Mul Eesti koondises. Kui sa oleks saanud öelda, treener tuleb, Andres Ooper, ülejäänud mehed on kõik kalvetid, aga sa saad valida sinna ühe. Ja, seal olid momendid, kus oli pikk ette ja Ooper jookseb ära, et siis võib-olla Kristala nägi seda, eks ikka Kostja nägi ka kindlasti, aga jah, kõige rohkem on ikkagi see klubi asi meeles rohkem, et kus mul oli täiesti silmad kinni, nagu üks Podor oli, ungarlane, ja seal need on YouTube'i klipid on ka, kus ajaksile ja asjad lihtsalt oli teada, et tema tõstis pilgu, ma sain selle palli ja lihtsalt see koostöö oli nii hea. Mis ta siis oli? Poldisar Podor oli nimi. Ta on jah, nüüd tagasi Ungaris ja pisitasa suhtleme ka ikka. No võt. Mis meil jäi Pajo, jah? Pajo peaks olema, jah. Nüüd ülend on, mul meeldib see taktika kohta 4-2-3. 4-2, mis iganes. Need ründajad. Ei 3, meil on Lisboa, Andres, Pajo ja siis siin on ääred see, et me võime ründajad äärtelgi panna nii, kuidas te ise eelistate. Mina ütlesin see Andres Ooper, mitte et kohe läheb sisse pakku üks mees välja. No jah, natukene tahaks nagu Koskorit panna, ta lööb oma asjad ära, aga ma ei tea. Koskorit, ma ütlen ausalt, ei ole number 1, ei ole, ma ütlengi, et lihtsalt ma ise ka mõtlen seal. Mina näiteks Tammetast, me võime minna siis meeskond, mina näiteks Tammetast tahaks, kui ma paneks kellegi. Nii. Siis ma mõtleks täitsa Pavel Maarinit, kes on... Äärele kindlasti, tema seal äärel oli olemas. Ma ütlen, et sinna viimasel 3 mees, kes meil on, võtame klubid, mina näiteks pakuks välja Maarini nime. Maarin, kohe kui tal ruumi, siis ta on päris äge. Raljus oli häda, ruumi ei olnud, ei ole äge. Ta on selline, ma ei tea, kes see hea võrdus selleks on, aga ta on see ruumi vaja. Oli mul ka Maarin jah, selle ülemise kolmiku seas sees, et kelle võtaksin, et... Vaprusest. No mul oleks ikkagi Lepikut, tahaks nagu usaldada teda, et ta ei ole lihtsalt minema saanud, aga ta peab natukene veel trenni tegema, natuke fitimaks saama ja ma usun, et need väravad on tas olemas, et Nõmme Unitedist oleks Mätas on üllatult okei. Teelt on okei, aga kas jälle mitte nagu meistriks tulemise. Kuressaare Saare Ooper. Kivi. Ei, teile ma tahtsin öelda Jüriso. Jüriso ääres, jah. Ja Narva on siis edasi Keero ei ole ka tegelikult paha variant, kui see mõtlema hakata. No täpselt, see oli minul Narvast. Ja siis on Eigo Harju nimekiri, jah? No, kus me minema hakkame? Eerme. Koondiseski olnud Eerme, eks ole, siis meil on loomulikult, jah, Riis, kes on olnud või miski pärast, mina ütleks lausa üllatavalt, võib-olla Harju esiründaja või esiründemängija, mitte siis ründaja otseselt, et võib-olla kõige silma paistab. No Ramal Sillamaa ei ole küll miski pärast peale saanud, ma ei tea, miks pole... Trennis. Trennid on näidanud, juba mind tervis ka. Jah, trennid on näidanud, kuule, siin peaks hakka see rahvi asja. Kats asja, mis on keelatud. Trennid näitavad ja Manchesteri näitavad. Kats ära, mis on keelatud. Kui keeruline see on. Aga... sa andsid mulle selle võimaluse seda kasutada. Aga kes neist siis...
No mina jätsin, Narva Keero oli mul. Paneme Keero ründesse siis. Et teelt on potentsiaalikas. Ja siis paneme Lutra Rampanja asemel keskkaitses. Ja siis on no võt. Selle KTM-id ka, jah. KTM peab olema ikka neid hästi kasvatatud inimesi meeskonnas. Ja ääred mina ikkagi, mis see eelmine stats üldse see aasta on, keegi teab. Ma arvan, see sõna... Jürisoo ja Maarin ei ole ka üldse pahad variandid, jah? Jürisoo on siis see mees, kes on driblandute poolest, eks ole, liigas oli vist 3. või 2. Jagas praegu 2 kohta Tampeduuga. Ja Eerme stats äärena, vist on mänginud enamasti, on 3+1. Mis ei ole arvestades kõik ei ole maailma riigi hullem. Aga oleks. Aga samas, eks ole, jälle tal on see õnn olnud, et ta sai mängida Paidega. See on sinna oli kats, vaata, 3 kats on Paidel. Et see mõttes... See on ka paha. Aga... Ja mis see... Ma ütlen, niimoodi et sa normaalselt eeldud. Ja Sillamaa ei ole ka. Mäletan, kuidas me kiitsime peale Sillamaa tulek. Ma ei taha Maarinit panna. Ma ütlen, et ma Jürisoor võib-olla 4 kuremeest. Oi jumal küll, see ei ole õigesti. See on Flora värvi. Ai jumal, see Kuressaar kutub välja, meil on midagi väga süstemaatiliselt väga valesti teinud, olge aus. Paneme, meil on Maarin 1 mees. Ja... Siis on 3 Tammekast. No Tammek on meil hea. No meil pole Pärnut üldse, miks me Pärnu mehi nii alahindame? On lihtsalt suure ringi küsimus. No sealt on Põder oleks ründesse võtta. Ei, ma mõtlen üleüldse. Limberg võib-olla kas oleks. Ma mõtlen üleüldse. Ma mõtlen üleüldse, et me... No siin käisid läbi, nad varusse jõuavad võib-olla seepid ja... Aga see on huvitav ju, see mõttes, et kui me praegu võtame, mis meil läbi käis reaalselt. Võib-olla Nõmm väravas on ju, kaitsesse me Sepid käis läbi. Villat võib-olla võiks käia, jah. Väljat siin natuke menetlesime, aga... Annan üldiselt, et kui vapruse võib-olla võtab hästi kord. Kuidagi jah, selles mõttes nagu... Meil on vaja ka, et hakkaks minema, vaata, et siis vaataks võib-olla teise pilguga natuke. Et seal nagu kuidagi nende osas ootus on, ma arvan, ikkagi suurem. Aga nad on ka 1 võit nüüd, kui see 13. vooru mäng tuleb, ongi 1 punktiga juba Paidest maas vist või? On 16 peal peaks olema ju. No jah, siis selliselt. Mina tahaks ikkagi ka... Huvitav, kas meil kuidagi ootaks ära. Keda? Paneks Pajo äärele ja läheks sinna vanarooli 4-4-2 savi, et paneks Keero ja Lepik ründes. No, see sobiks. Parem kui Jürisoo vist ikkagi on Lepik, on ju. Väga hea. Lähme siis vanarooli 4-4-2. Ma ütlesin kohe. See on see tiitliformatsioon. Ma mõtlesin ka 3-5-2 oleks ka saanud. Meil need keskkaitseme. 3 keskkaitset, 2 seda äärt üles alla, kus Järvelaid ja Rudenko oleks ääred, et 1 keskkaitse juurde. 3 keskväli, 2 ründajat. Mida sellest avastasime? Selles mõttes on neid mõtteharjutusi ära teha, et keskvoolikud jube raske on sealt isegi 2 valida. See mõttes, et meil sai Lisboa sisse, on ju, Andres sisse okei, aga tegelikult, eks ole, ja me päris kiiresti jõudsime sinna, et ja kes veel? Et välja äkki on ju, ja välja ainus asi, välja on olnud okei. Ja siis, kes sealt edasi, eks ole, on juba Rõõmussaared, eks ole, mingid seal ongi Kelementa, kas on ju. Et tulevad kõik need sellised poolreitsed, kõik on tublid töömehed ja kõik on, aga see on nagu ongi, et nende suurim trump on see, et nad on tublid töömehed, et mis on võib-olla see suur ja võib-olla see Narva Maksimkin oleks sinna hästi sobinud. Ja see, see keskvälja, mille pärast eelmine aasta, eks ole, Trans oli tõenäoliselt 5. neil oli Maksimkin ja see U21 koondis, kelle nimi mul meeldi, et neil oli päris tugev keskvälja trio, et see keskväli nagu keskpoolikuid on Eestis küll puudu, häid, toimivaid, ja teine on see, keskkaitsjatega olime ka hädas, et mõnes mõttes. Ehk siis, mitmendaks satsijaks ütleb Maidis Kallet, väravast Nõmm, kaitselin paremalt Rudenko, Pedro Manuel, Luka, Järvelaid, poolkaitse 4 või 2 alumist lõhtuvat poolikut, mitte lõhtuvat, alumist poolikut, vabandust, Lisboa ja Andreas, äärtele 1 äär Pajo,
Pajo Rudenko, ongi see Pajo tõmbab sinna natuke sisse ja Rudenko uhab edasi. Siis teiselt pool vana hea see Nõmme Ralju mingi Järveleid Maarin. Vasarkul siis selline rong ja ees siis natuke selline Keero ja Keero tegelikult minust väärib ka isegi ja Lepit, kes on lihtsalt sellepärast, et kõik teame, et tegelikult oskab paremini mängida, kui ta seni on mänginud. Pronksi võtaks ära äkki, jah? Kulla satsi vist ei saa ruttu. Pronksi või? Kas sa arvad, et see meeskond on parem kui Nõmme Ralju? Tegelikult ei ole, jah. Või on või? Tegelikult ei ole. Peame nagu ennast ka kiitma, et hea koostöös kokku panime. Mis meie andsime endast parima. Aga mängijad edasi talt. Töötell ja materjal. See oli see, et materjali käes, aga treeneri võtad välja. Et ja peatreeneriks siis hetkeseisu ta läheb... Kes 5 on meil, jah? Voolaid vist siis. Harjut näitab praegu vist 5 ikkagi, jah? Siis läheb, ma paneme Nuuma. Okei, kõik on jah seal 16 peale, aga... Seal 16 peale jah, et seal on Prints, Nuuma ja Voolaid. Ja siis vahetusmeesteks... Kaaspeatreeneri, kolmik. Ja vahetusmehed peamised on siis Jüri Soo ja Eerme, kes on... ja Triis ja kes kampanja ja kes meil seal nagu siis see või olid seal piiri peal Harjult on ka üllatud vähe Harjust tuli ainult Rudenko ma ei ole üldse rahul peas saab olema varumehed kõik see Eermeed ja oleks kriisid oleks sul seal kõik nagu siis sees ma ei ole üldse selle satsiga rahul arva mis sa teed ilu on selline mis meil siis veel vahepeal juhtus muudeti Andres Opper sina kui endine jalgpallur kas sul kui sa koondise meeldis nende suurtega mängida või pigem varst tahtnud omasudustega millest ma räägin ma ei tea, mulle meeldis suurtele just väravaid lüüa kuidagi nendega oli et Rainer ei tea siis et UEFA tegi siis otsus ära et edaspidi valiks sarjas nii MM kui EM 36 tugevamad mängivad omavahel ja 18 viimast omavahel oli vist need numbrid või 19 viimast mis siis tähendab, et kui sa selle 30 või selle jääd sinna alumise 18 sekka, jalgpalli, mina olen jalgpalli romantik, et jalgpallis oligi see oli nagu võlu, et sa said nagu suurtega, nüüd kui sa oled seal mudas, siis sa panedki oma surustega ja ütleme, laias laastus, ma ei tea, kes on siin väike riik, kes tõenäoliselt, ütleme Leedu ükski jalgpallur ei näe tõenäoliselt järgmised 10 aastat ei saa mängida ühegi suure riigiga, sest ta on seal nii rahvuste liigas, kui ka seal on ta alumises selles, jah. Kui kõrgel Soome praegu on? Soome ka praegu olnud. Ka Soome võiks öelda, et ei ole pigem rahul sellise lahendusega. Mismoodi see, sina kirjutas selle, et see piir umbes tuleb see divisjoni võitjate järel praegu umbes see, kus see joon tuleks. Põhimõtteliselt, kes need alarupid ära võidavad meilt, et me võime ka, tõenäoliselt see piir on, et Island võidab ära, Island oleks üleval, ülejäänud all. No täpselt jah, sama see... Mis on positiivne sellel puhul? Et on eesmärk, kuhu pürgida. See on nagu positiivne, et Eesti tõuseb 36 sekka, mida sa halad, ole vait, kui meil on eesmärk saada EM-ile 24 sekka, siis nagu see 36 sekka saamine, see on isegi puhvrit veel nagu siis ju. Selle eesmärgiga seoses nagu. Aga see tekitab veel suuremad kuidagi käärid, et suured lähevad eest ära, lähevad veel tugevamad. Ei, ma arvan ka, et praegune süsteem oli ikka toredam, et sulle tulevad ikka suured ka koju ja nad peavad ka ikka, peavadki mentaalselt sellega toime tulema, et ikka nõrgemad avaldavad vastupanu. Eks see seda inglaste seda kurtmist on kõige rohkem olnud, et kui nad jälle seal mingi Andorra ja San Marinoga pidid mängima, siis kogu aeg oli see, et miks ja mõttetu ja nüüd on see nii-öelda, eks ma olen sellist surve oli nagu nii suur lihtsalt, et ta ei ole selles mõttes vale, et mujal spordis on, et selles mõttes, et Eesti ei mängi Iirimaa rossu valiksarjas, et see mis iganes, Sean Fruit, kes oli eelmast Tartus, ta oli Iirimaa parim see, eks ole, seal on üksikud head korvpallurid, aga Eesti mängi Iirimaa, kui tõuseb mudast üles, siis, eks ole. No sama jäähoki. Sama on jäähokis, eks ole, et suured ei mängi väikestega, aga minu jaoks oli see jalgpalli DNA, väga oluline osa. Koondise see DNA oligi see, et suured mängivad väikestega, me oleme ühtne suur organism ja seda vaata kõik need jalgpalli ainus pluss ongi see, et nüüd ma saan ka seda kossu saata korrega heidet ette, et valiksarjas on ainult, eks ole, 32 riiki on ja
et 32 riigis mängitakse kossu, mis see EM-ile pääs, see on täitsa mõtet, on ju. Nüüd ma saame öelda, et jalgpalli mängitakse 36 riigis, ülejäänud on muda, ja ta läheb täpselt sinna, et tegelikult jalgpallis mulle meeldis see, mulle meeldis see, et Inglismaa Andorra mängis, mulle reaalselt meeldis. Aga mõnes mõttes, noh, eks näeme, mis see asi toob, aga jah, seal kuskil, kes seal 36. 5. saab, et see võib päris huvitav olla vaadata. Jah, ma arvan, seal rabelemiseks päris kõvaks ikka. Kui meil ka tuleb nii-öelda üks hea nii-öelda põlvkond või mängijaid kokku, et järsku saame sinna ikkagi sinna 36 esimese sekka, et see ei ole nüüd utoopiline ka nüüd. Ma arvan, et see süsteem pole ju lõplikult veel paigas, et selle nii-öelda alumuse 18. aasta on tegelikult võimalik ka ju sinna EM-ile saada, et noh, ole siis nii kõva, et ole seal see olid vist uuesed grupid on ju ja mingid võitjad ja et ole nagu seal tipus ja siis saad seal seda play-offi mängida, et siis ikka, nagu ma see play-offi kellel see, et see ei pruugi Tallinnas toimuda. Mind isegi jõuti minu meelest ise, kui Eesti oleks 20 ja oleks lõhki löödud ja ma sain suurtega mängida, ma olen siis ka pettunud. Minu jaoks oli see jalgpalli, koondise jalgpalli väga selline alustala, et kohtuvadki suur peab mängima väikesega ka, sest see viib jalgpalli edasi, see on suur arendusosa, et minu jah, kui Eesti oleks 20, ma oleks ikka... Ja te pea ainult telekast vaatama neid suuri, et sulle tuuakse koju kätte nad. Et see on, et see minu jaoks oli väga suur osa, aga ma ütlen, ma olen vana inimene, abem, see on halli, laps käib kuradi triibuvasta kontserdil juba, ma ei saagi aru paljudest asjadest saada. Siin on kahju, et meil seda pilti ei ole, arendab uut habeme moodi meil siin, et käige päris. Igatahes. Mina olen see mõttes kurb, mina olen jälle see, vaat mulle ei meeldi ka, kui jalgpalluril on särgi number näiteks 65, minu meelest ma lähen kandu selle peale närvi, vaata, et ma olen see ilus jalgpalliromantik. Ei no, omal ajal oli ju ka see Samoranal oli vist 1+8. Ja täpselt võeti ära. Meil on üldkorust. Sina käisid, sina tead, jah? Kirjutasin kõik ära. Miks te tegite Raul Ojassariga täpselt samasugused lood, et kas te leppisite kokku oma vahel? Jah, selles mõttes see on ju ootamatu, kui sa vaatad, räägid, vaatad sama asja, siis tuleb suht sama lugu. Ma tean, see on ja pahatihtiga sama pealkiri. Sarnane, mitte sama, vaid sarnane pealkiri. Näiteks, kui ma räägin 3 inimest räägib Rauno Sappineniga kõrvuti ja täitsa ootamatu seal enamasti on pealkiri Rauno Sappinen ja siis on tsitaat ja enamasti on väga sarnane tsitaat, et see on paratamatu. Ma tean, mis kriitikale sa vihjasid, et seal, ma ütlen, et seal nagu... Mina ei tea rääkida. ei, seal lihtsalt, ühes teises podcastis visati ette pealkirja. Aga samas ma ütlen, poleks mina käinud, et pole, postimisi käinud, ükski meediamaja videopildiga ei käinud, et seal tegelikult suur oligi Sorternet, kes on, pole meediamaja, siis mina ja Vaher. Poleks meid olnud, siis võib-olla poleks üldse olnud, et see mõttes on, mis näitab, et see jättis külmaks inimesi sel aastal kogu see... see oli see, et ega midagi nii-öelda suurt ei otsustatud või midagi muud nagu, oli ju teada, et kõik otsused on juba tegelikult ju ära tehtud juba, sellest on kinnitamine ja eks siis oligi, saite vaadata seda, et kas Mart Raamatul ja Ragnar Klavanil on mingeid etteheiteid? see ongi selline raamat ikka päästab need üritused. Võidu ju ainult kuuleks. Mis oli positiivne, mis jalgpallis juhtus? IT-inimene tuleb juhatusse, väga kõva IT-inimene isegi. On see mingi tiirhüppe taga ja olnud ja siis on mingi iga surused, iga asi, kuhu on rääd ülge pannud, on läinud võits. Tõesõnaga seal hakkab mingi kõrdi, et mingid kõrd tehnopargid asjad tulevad sinna lillegi. Seal võib-olla saaks erise, sulle meeldib eristäita. Rahvaliigas, mina on näiteks teinud, aga Rahvaliigas keegi keerulisem asi ei olnud. Kõik muu oli tore Rahvaliigas, kuidas see inimene selle erisega hädas oli, vaata iga nord sinna süsteem. Seal mingi hetk ei saanud ju, sul pidi olema see oli ammu juba, siis oli ainus koht mingi hetk maailmas, kus sul pidi olema, kus ei saanud Smart-ID-ga. Viimane asi maailmas, kus sa Smart-ID-ga ei saanud ja kurat, mul ei ole mingit ID-kaardi koodi enam alle saata. Smart-ID ja ei saa nimekirja panna, ei saa registreerida. Õnneks nüüd on paranenud, et vetlen, mis ta kiidan seda venda, kes ütles, et treenitud ahvid saavad hakkama. Et see oli väga hästi. Treenitud ahv saad selle erisele hakkama lõpuks, et pole hullu, et see lõpuks inimese harjub kõigega.
mis veel on? Raha, Andres Ooper. Kas tunned sina seda, kas raha voolab UEFA-st? See oli üllatus, alles oli väga suured probleemid ja kuidas nüüd on väga kõik nii korras. Ei, mitte korras, raha voolab lihtsalt UEFA-st aina enam juurde. Sadamas laev tuleb kuskile. No sellepärast Aivar Pohlak, sellepärast tal polegi aina meediale vastata mitte millega, ta seal kühveldab raha, vaata sadamas, vaata jälle konteineriga tuleb jälle sinna, et klubidele edasi ja mis on, ma ütlen ilma nälja, et see on positiivne, et kui Viimsi peaks tõusma, no siis tegelikult see summa, mis teil tuleb läbi erinevate toetuste, solidaarsusmehhanismide asjad, see on tegelikult ikkagi, see on selline Eesti korvpalliklubi eelarve tuleb teil lihtsalt UEFA-lt, et tore, et te Viimsi olemas olete, kas te olete meile sponsori otsinud, ei, meil pole aega, me ootame, et lihtsalt UEFA raha annab. Et see, ei no, ilma näljata. Aega otsid, siis me ootame. Ei no, see on ilma näljata, see, kuidas jalgpalliklubid ja korvpalliklubid tegutsevad, see on nagu nii müstiliselt erinev, et ühed näevad higistavad lihtsalt, et saad selle 400 000 kokku ja teine on see, 400 000, võtke, tehke, vaata, pohhu ei ole, vaata, pohhu ei ole, et saate isata küll. See oli positiivne. Eelarve siis 17 miljonit, mis on enam-vähem, seal on U17 EMK, minge kõik muidu, Karel Täll on kurb, kui te minge vaadake ühte mängurasse, siis Karel Täll on rõõmus. Seal oli vist turniiri eelarve oli tsipa üle miljoni pidi olema ja umbes miljon tuleb UEFA-lt sellest rahast siis nagu, et. Jah, ta on, muud ei olnud, see oli siis positiivne osa. Ja see positiivne oli ka see, et kui jalgpall mingi hetk oli kogu spordiväljalt hästi eraldi seisem, see oli võib-olla neil nimme mõnes mõttes, eks ole, et olid muud alad, ja see jalgpallgel polnud nagu tegelikult riiki linna vaja. Kord UEFA paneb meile igast 10 milli, mida me siin, mis riik teha saab, vaata, pakit, et... Nad ei anna 10 on ja? Vaatke üks teistis. Et selles, et see nüüd on tunda, et see jalgpalliliit, ma ise oli teiste alaliitude osas, teiste alade vaata selline mures, kui palju tegelikult, kui tõsist tööd teeb jalgpalliliit, et saaks need hallid näiteks kas või saaks seda raha jalgpall. Minnakse sinna, kõik oleme neid pilte näinud, kus seal 10 inimest lendab peale, siis näitavad slaide, kui tähtis jalgpall on ja kas pearahad ja kas majandus liigutab. Ja ma arvan, et siin mingid osa, mingid alad tegelikult, kui nad sarnast tööd ei tee, siis võib juhtuda Raplas, näiteks Rapla Kosmiks ärakadus on ju, ositi, on ka see, et sinna tehti see all ja alli ülalpidamine maksab ka palju, eks ole, ja see mõttes, et sul mingid, ta ei ole nüüd üks ühel, aga kuskilt mingi raha said ja läks nüüd jalgpallil. Kuigi Rapla jalgpall, kas seal peaks olema jalgpall? Ma pole nii kindel, sest see on Kossu pealinn. Vot. Ja siis, ja mis oli siis kehva? Arte muutus jalgpalliin Flora. Õnneks Sotterit selgitas ära. Tegelikult oli päris ammu teada, et see läheb ära, aga kõik ei olnud kuulnud sellest, kahjuks. Aga ma ütlen, et see, et Flora läks, eks ole, või Flora võttis üle. Aga ma ei ole kindel, et Arte pöördus Flora poole. Ma arvan, kes kelle uksele ma lugesin ja siis ma tean, et nii palju, kui ma olen kuulnud, et see võib-olla ei ole päris nii nagu välja näidatakse. Jäta see rohevalge pesu nüüd, las olla, vaata, et ma ootasin, et sealt tuleb Sotterist, ma teadsin, et selline asi tuleb raudselt. Teadsin, et seda ei tee Ojassar. See peab olema, ma ei mäleta, kes seda tegi. Ma teadsin, et see Ojassar Randur võib-olla ei teeks seda. Ma teadsin, et Heiti Ilves või Heiti Eli ja Chris Ilves, ma teadsin neilt, et see, et tegelikult Arte tuli ise ja ma teadsin, et sealt tuleb. Ja see artikkel, see pahandus vajas nagu klattivist ja lihtne öelda. Mis sa siis Andres Oppri kuulnud? Ei, ma lihtsalt tekitasin küsimuse, et kas oli niipidi. Aga ei, aga ei, selle kõik ei lähe ära ju, see on ainult nooremad klassid, et keskkooli osa jäi veel ikkagi jalgpalliliidu kontrolli alla. No ma ütlen, et see mõnes mõttes, et see Arte muutub Arte ja Arte Florat koostitega mõnes mõttes loogiline, aga see näeb jälle halb välja ja meil on jalgpalli see on tehtud tugev, jalgpalliliit tegi oma rahadega sellest tugeva brändi, Arte on see, kui sa mõtled jalgpalli akadeemias, on Arte ja ta on üles ehitatud bränd, mida sa pead nullist ehitama, eks ole, meil on aastates pikku koostöö, me teame, kuidas seda asja teha, kelle kätte me anname selle
ütleme, isa Pohlad vaatas seal jõuludel, kelle seda anda, vaatas, oi, Pelle, võta saavad. Ei noh, ta jääb selline mulje, kuigi ma tean, tegelikult ei ole, tegelikult see on kõik loogiline, lihtsalt jäävad mingid asjad, et kui staadion, eks ole, jalgpallis on esindusstaadion, siis tead, et see on Flora on seal, eks sa tead, kui jalgpalliliite akadeemial, kelle see läheb, see teab Florale. Ta näeb halb välja, lihtsalt. Ei, ta näeb visuaalselt halb välja, sama on tegelikult ju see nädala ju karika finaaliga, et kui Flora mäng lükati edasi, on ju, see on põhjendus see, et nõuta see U19 finaal, on ju, ja samas Paide mängu ei lükata, on ju, aga samas selle U19 finaalis, ma ei tea, kas 4-5 meest mängis, 4 äkki vist oli algkoosseisus või? Et pigem oleks olnud ju ausam, kui oleks ka Paide mäng edasi lükatud, on ju, sest et ütleme, siis oleks pigem olnud nagu võrdse maad kui praegus olukorras nagu. Ja küll, Paide olukord on praegu selline, nagu ta on, et kui nad kaotavad, siis võib-olla ei saa süüdistada just see, et okei, me mängisime, et seal olukord ongi kehv, on ju. Aga samas jälle ta nagu Eigos ütles ka, et ta näeb nagu halb välja nagu. Andres Opper, palju sa oled karjääris oma jagu, eks ole, tegelikult mänginud ka välismaal. Mitu liiga mängu lükati teil edasi, sellepärast, et U19 mängis. Ei ongi, no ütle ausalt. Mitte ühtegi asja ei lükatud sul mingit. Ei, aga tõesti, kui see, oletame Rooda U19 mängib suurt mängu. Kurat, sa lükkad ju selle Rooda esindusmängu, sa lükkad ju ikka täitsa suve lõppuna. No see... Ja, muidugi. Täpselt nii, need käivad. KNVB tuli kokku, ütles ei. Ma ei saa sellest aru, miks seda mängu. Kuidas saab olla, et U19 mäng mõjutab meistriliigat. Uuesti ma jõuan eelmine saadalis räntasin. Kas me võiks jätta mulje, et Premium-liiga on ta tähtis? See ei ole mingi asi umbes tähtsuselt. Premium-liiga kalender. Omal ajal kõige rohkem, mis neid asju nagu mõjutas, oli koondise mängud. Et kui keegi läks koondisesse, siis oli kohe õigus nõuda seal midagi. Aga mingid U19 asjad kindlasti need ei mõjuta mitte mingit moodi. Aga Floras on loomulikult päris palju põhimängijaid oli seal Levadia vastu. And so what, see ei tähenda, et meistriliiga minu jaoks, ma saan aru, ja see on täpselt see, miks ta näeb halb välja. Ma saan täpselt aru, et nüüd Flora saab sinna meistriliigasse, eks ole, nende noortega, let's go, et nende jaoks on jälle oluline. Aga ma ütlen ka, et see on minu jaoks, personaalselt minu jaoks, et kui me lükkame meistriliiga mänge ära edasi, sellepärast, et U19 liiga mäng on, ma ütlen, see hashtag ainult Eestis, tegelikult ei ole ainult Eestis, kindlasti on ka Kosovos ja San Marinos ja Liechtensteinis samamoodi on, see ei tohiks nii käi. Ja pluss, eks ole, saab rohkem puhtust ka. Et ikkagi selles mõttes ju Paidel ikkagi suur osa meeskonnast ju mängis, on ja Floral mängis, ongi 4 meest mängis, on et ikkagi, ütleme, laupäeva silmas pidades ei ole selles mõttes otsest võrdsed alused nagu, jah. Aga selle võib jätta järgmises kohas. Ma olen peaks jälle tegema selle saate. Kui ühtegi sellist ideed ei ole, et 11 asj, mis ajab Eestit ja Eesti jalgpallis ja Eigot kettasse. See oli hea formaat, seda inimesed on öelnud, et see oli hea formaat. See võiks jälle teha. Oi, nii palju sellised pisi asju on. Mis siis veel kodul muud ei ole. Sellest ma saan aru, et üks pool bussi pära palju seda lühiaegsed laenud kasvuvad. Minule see Savitski ja Pohlatu ja Mülleri selgitus oli piisav, mina täitsa usun seda. Ja kuna jalgpalli, ma seda võla asja liialt, ma saan aru, et see miinus on ettevõtluse vaates on rets, aga UEFA-st pritsib nii palju raha peale, et tegelikult see, et ta on nagu finantsiliselt on see seis ülikehv. Kui sa oleks ettevõtte, siis ta oleks igatepidi punases. Kogu aeg laen ette ja siis vastan tagasi. Sul on rets või laenukoormus, et sulle see finants nii punases kui võimalik, aga UEFA-lt tuleb kodred raha peale, see raha kodred kasvab ja sul ei ole seda muret, et äkki ei saa nagu ära maksta. Äkki saab UEFA raha otsa, jah? Ma ütlen, siis on pahasti, kui tõesti peaks mingi suur kriis UEFA-l tulema, aga seda lähiajal ei ole näha. ETV-ga ei olnud rahul. Let's go! Anna ta kindlasti ETV-s olla, mis on loogiline. Samas on kummaline see, et sama see U17 turniir, mis on, et ka ETV-s ei näe neid mänge, vaid näeb Socceretis, et ma arvan, otsapidi on nagu need asjad ka omavahel seotud nagu. Mis peaks olema rahvusringhäälingu huvi näidata U17 mänge? Ma isegi ei näe seda. Mina saaks aru,
et mingi meediamaja just pikem perspektiiv, et just promoda üldse jalgpalli. Rahaliselt keeruline ja ma olen suur jalgpalli fanatter, ise mina ütlen, et U17 see ei ole koht, kuhu peaks minema minu raha. Minu raha peab minema sellele, et Eva Rosila saaks teha häid asju, mitte... Aga see on minu arvamus. Pigem ikkagi ma leian, et kui Eestis selline asi toimub, siis ikkagi võiks olla nagu... U17. See ei ole... No siis ma ütlen, et me peaks näitama iga aasta, peaks ETV näitama seda basketball siigappi. No mis on Kossus. Meil on siin Soome, Rootsi, Läti, meil on need parimad kohal. See ei ole EM 8 parimale Euroopas. Mis EM, see mõttes, et me võime... Tulevikustaari, ma ütlen, see on tulevikule mõeldes, et promoda jalgpalli. Marcelo poeg tuleb siia, jah. Selle me saime hommikul teada, see on teie arvamus. Mina jään siin vastupidise arvamuse, et mina arvan, et Rahvusringhäälingul on raha vähe ja siis sellisele asjale ei peaks kuluta. Aga ma olen... Aga tunned, kui sinu taskust läheb see raha või? Jah, ma tunnen. Võetakse ära lihtsalt. Ma tunnen, ma vaen inimene, mille pärast Rahvusringhääling näitab noorte jalgpalli. Ja mis siis on? Ja peamine see liikmete teemast ma ei saa aru, ma ei hakka iial aru saama, miks seda korda ei tehta ja miks selle vastu protesteeritakse. Et see, et seal on täitsa suvalised asjad, on seal liikmed. Sa mõtled neid staadioneid? Jah, staadionid, FC Viljandit, see Spartak, mille ainus tegevus on see, et mingi keegi sõidab selle rehalt tatsot, on ju. Ei, ilma näed, ma ei tea, kes on, saad aru, ja siis öeldakse, lava pealt öeldakse, eks ole, et me oleme kõik üle kontrollinud ja me oleme teinud tööd, et seal ei oleks, eks ole, ilma näed. Äkki ta viib pallikotte. Aga et me kõik tegelevad jalgpallis, me oleme teinud kõike, et siin on kõik on kontrollitud, on ju, ja siis läheb mingi 3 minutit mööda ja siis sama inimene nähvab, et kuule, sul on endal 8 tühja teha. Kuidas need kehad saavad olla tühjad, kui just sa ütlesid 4 minutit tagasi, need on kõik kontrollitud, need on kõik ausad. Et see on, et kuskil on kõik kontrollitud ja kõik on ausad, et ma ei saa aru kahest asjast, et miks jalgpalliliigu liikmetel välja arvatud see, Velko ja Laadri ja Kalev siis on hetkel meil, kuidas see häirib ainult neid? Ma ei saa aru. Ma reaalselt ei saa aru, kuidas sa oled, ma ei tea, kes see on, Rando Kihkas esindas jalgpalliäigut, ütle ka, et see on jama. Sa tead, et fännidele ju ei meeldi, aga saad seal vait, vaata, tõmbad selle kollase lipik üles, mis kurat? Tervita Rando Kihkast. Ma ei tea, kas ta hääletas selle poolt, tegelikult võiks ju olla, et tegelikult ta nägigi, mille pärast ma arvan, et seda ei muudetagi. Ongi see, et seal on, see on ju see Team Klaavani liikmed, teised on kõik okei, ja kui teised kõik on okei, las see organisatsioon siis olla selline, et tühjad kehad hääletavad ja see on siis Eesti jalgpall. Ja mul rohkem tähelepanek. Mind just häiris, et see minu meelest see on kummaline asi, minu meelest see võiks olla kõigi südame asi, et see võiks olla, et Eesti jalgpalli otsustavad jalgpalliklubid. Mitte sellepärast, et keegi on olnud tore jalgpalliinimene, tema võiks ka hääletada, sellepärast, et on alati jalgpallis. Aktiivsed jalgpalliklubid, nemad täpselt võtad oma liigasüsteemi ette ja igal klubil on üks hääl ja nii lihtne ongi, et oleks ju loogiline. Ja selline pead nii palju see rentida. Kui lõpuni ei ole rentida. Me peaks saate enne ära tegema. Ja siis tegema selle algus uuesti. Saaks öelda, viimsed 15 minutit Eigo rändi võite kinni panna. Las olla. Ja lõpuküsimus siis, ma selle jätan järgmiseks korraks ka, et ma teen lõpuküsimus Andres Ooper. Me lihtsalt, talveti me suutsime ikkagi endast kõhuhädast ikkagi valmis putitada. Tahtsin küsida, mis on Andres Ooper, kus sa oled, mis on kõige retsim haigus? Palavik, mis on kõige retsim seis? Üks toidumürgitus oli ka samamoodi. Et siin on mängu valmiks putitatud, et on sul mingid sellist asja, kus sa saad tõesti nii haige, et normaalne inimene oleks teki all jooks teed. Vigastuse mõttes on tehtud mingid süstid ja asjad, kus doktor ütles, et kui te mu mängu panete, siis ta lõpetab ära ja ta lõpetaski ära. See oli karika poolfinaal ajaksi vastu esimene hooaeg Hollandis, kus mul oli siin mingi lähendaja probleem oli ja mind tõesti süstiti ja tehti ja kõik tehti ära ja ma tõmbasingi ennast pärast täitsa katki, olin väljas ja doktor ütles ja hoidis oma sõnast kinni ka, ütles, et tema seda ei aktsepteeri, aga
ma ise tahtsin mängida, ma lõin ka värava seal, olime väga napilt, juhtisime 1-0 kuni 93-40 umbes, kus Huntelar lõi kääridega viigi, et peaaegu oleks see nii-öelda plaan täiesti õnnestunud, et siis nii on, aga jah, et mingi haigus, kõhuhaigus, sellist asja või no lihtsalt haigust, ei sellist ei ole. Venemaal ju ma arvan keskmine mängutemperatuur mingi hetk oli, ma arvan, 15, haigeks jäävad. Ei jäänud, seda ei olnud. Ja me tegime küll mingid rekordid vist -18-ga mängisime 1. märtsil ja mingi -12 oli vist ja et seal isegi mõni oli lühikestes. Mis temperatuuri pealt, Andres Oopri, sina siis otsustasid, et... No -18 mul olid ikka soe pesu oli mul all, et... Aga see, kuidas sa selgita siis, no me näeme siiamaani, et millal sa randsid kindaid, mis temperatuuri pealt näiteks? Kurat, ei oska niimoodi enam tagasi öelda. Ja ikka kandsin. Ja pärast sa ei teinud ju. Sa olid seal ees, seisid enam käevad, ei teinud ju. Pressi ei teinud. -18 kõrvalt kukuks ära. Ei, see oli päris õudne ja see mäletan ikka päris mis temperatuuri pealt lühik ja pikk, mis sealt? Sa meil koondis mängisid ka suht tihti pika käisega. Meil oli jah mingi valik ikka see, ei tea, ei oska niimoodi öelda, kuidas tunne oli, 100 ei sadanud, mina ei tea, ei mäleta. Aga seda ei ole, vaata, et... Ega meil ei olnud vahepeal valikutki, et sulle anti lihtsalt see pikkade varrukatega särke, et see ei olnud nii, et me saime valida või meil oli 3 paari särke. Kõige hullem oligi võib-olla sul oli 1 särk ja vihma saras ja siis mine teine poole külmetad seal märg särk seljas. Ma loodan, et need oli mingi ikka 90-ndad. No ma arvan, natuke süke villane ka, et impus täis kenasti ei, see mõt oligi, et hästi raske, külm, kõik see tuleb meelde küll, selliseid momente, kus meil ei olnud üle 1 särgi. Ilusad ajad ja... ei jäänud haigeks, siis immuunsüsteem oli korras. Sellepärast, et oval ajal hoovisport meestest meil, mõistad? Tere, Jaan! Aga mis siis veel? Sa oled Karika finaal on see... Homme. Huvitav, ma just eile jalutasin jälle. Ma jalutades mõtlesin ka. Meil on sammu vestlus ju Delfis käib. Ei, siin ei ole. Kalvet... Püüa Reigo käest ära siblida kogu aeg. Aga... Päris hea. Nüüd läks mõte esimest korda. Homme. Ma just selles mõttes, et ma mõtleme, et huvitav, mitu Delfi lugejat teab, et homme on Karika finaal. Ma lihtsalt selles mõttes, et ülivähe tehakse reklaami kus juures on ja siis me mõtleme, kus me teame seda, kas on homme midagi, kus on? Ei olegi A-le kokil ju. Huvitav, ma ise mõtlesin ka, et võib-olla ma ei vaata ETV-d on ju, et võib-olla ETV-s on reklaamid. ETV-s on U17 vist, ma ei tea, kas... Täil on prioriteedid paigas. Aga seda, ma ilma naljata, et ma huvitav, kui teed Delfi spordis küsida, mis jalgpallimäng homme on. Siis mitte keegi tead. See mõttes mingit kuskil käis läbi minu arust, et naiste finaal on hommiku poole. Midagi läbi käinud, et vähem mingi väga suurt nagu haipi nagu ei ole, jah. Selle kolmapäevase selle mängu ajal räägiti küll, et on. Ei, ma räägin, et kui sa jalgpalli sees, siis sa tead, ma mõtlen selline tavainimene, et selline lihtne pärnakas. Ma ei mõtle Pärnats. Aga me ei tea, mis Pärnus on, Pärnus on linn täis. Tallinnast tuleb ju suurt jalgpalli, et küll ja veel, tuleb ju koondis läheb sinna. No aga võta nüüd teistpidi Kossust, kas Kossust on rohkem või tänavapildis ma mõtlen? Ma lihtsalt Kossus on, ma arvan, ärme meid võta, et me nagu nii on, Postimees on mis teinud peale 2 mängu vahel, mis ta eile tegi eelvaate, üleeile tegi eelvaate järgmisele mängule. Ma pole näinud, ma lähen Postimees.ee. Ei, aga selles mõttes, ega võib-olla see on meil kõigil puudulik natukene, et see oleks koht, kus tegelikult saaks rahvast nagu nii staadionitele kui saalidesse. Kuigi Kossul vist seda probleemi ei ole, seal on pigem puupüsti täis, et jalkastaadionitel on ruumi üle. Ei, väiksed on ka, mul ka vend, mõtlesin, lähen homme Tartusse, et tuleb ka seda ma arvast maha, et ta ei arvestanud. Et ta ei arvestanud, et 2 päeva varem müüakse välja. No võt, jalgpallis on ruumi, tulge. Jalgpallis on ruumi, jalgpallis äkki paneks. No lihtsalt, ma uuesti kutsun üles.
ärge pande nagu, ma ei tea, küsige Kossu liidult või mis päeval teil need mängud on, et äkki paneks mõne mängu sellele ajale, kui ei ole suur Kossu mäng, lihtsalt. Oot, miks me nüüd helistame Kossu jalkale? Paneme Kossu finaali teisele kellaajale. Saalis võid kell 9 õhtul ka mängida, pole külm, pole midagi, jalgpallis kell 7, perfektne aeg. Andres Ooper, ma arvan, et kui ma võtan viimased 6 mängu liigas, 6 korda 3 on palju. 18. Ma ütleme, ma võtan viimased 8 mängu jalgpallis, siis seal oli kokku vähem inimesi kui... Ma seda kõike usun, aga on ju mugavam, et jalgpall on teatud kellaajal ja väljas. Kes kelle järgi on sättima peab. Et selles mõttes, et kui me mängime... Me paneme Pärnust, isegi kui me teeksime mängu kell 5, ei jõuaks ikka Tallinna ega Tartu, ütleme. Ma ise mitte ainult staadion, lihtsalt see, et inimestele paneb valikut ette ja kes tahab mõlemat vaadata, see võib-olla jääb üldse koju siis. Et ma ütlen, selles mõttes lihtsalt, et ma mõtlen lihtsalt mugavusest ka, et ütleme lihtsalt... Millal oli Eestis viimati jalgpallis publik, mis algas numbriga 4 näiteks, ma arvan, et Flora Levadia, liigas ei ole olnud, liigas pole kindlasti. Raljo Flora oli 10 mai, peale seda meil on... 400, ma mõtlesin 1000. Täitsa soojaks, ma räägin, et... Me mõtlesin... üldse nagu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mingi eelmine aasta mingid Levadia ja Flora mängud olid võib-olla mõned tuhanded. Meil pole nüüd siin voorudes pole olnud 4000 täitsa. 400 võiks olla mõnel mängul, mõistad sa? No ma arvan, laupäeval ikkagi või homme Pärnus ikka tuleb 400 kindlasti. See on määrn tuleb ikka 1000, sest Pärnu on spordilinn. 1000 ma nüüd natuke kahtlen, aga... Kas tonn 700 vist rääkib maksu üldse täpselt, ma seda ja natuke julgen kahelda, aga ma ei tea, ilm kahjuks ei ole ka sellist mõnusat suveilma vist, et... aga mäng oleks võinud võib-olla laupäeval tõesti olla siis kella 4 või 5 paiku, ma ei vaidle selles vastu. Aga kus saab mängida enda selle mänguajaga, et saalis on üks kõik. Lihtsalt kõik on järjestalt samal päeval, et lihtsalt see, ma ütlen, et publik ma suures osas ei kattu, ma olen nõus, aga osit ikka kattub, et väga paljud need, kes on, ütleme siis... jalgpallis need laulad fännid, siis nad Kossus on istuvad fännid, et selles mõttes sa näed ja vastupidi ka, et neid Kossu inimesi sa näed jalkamängud, et tegelikult see ei ole see enam 90-ndad, kus see suur lõhestamine alade vahel, et nüüd on nagu kel meeldib meeskonnasport, sel enamasti meeldib nii hoki, korvpall kui jalgpall. Mitte võrkpall, sest see on võrguna nõvala. Võrk on vahel, vaata. Jah, et see on võrk vahel, see ei ole, et kes siis võidab? Kossu või? Kossu ja Tartu tuleb meistriks. Ei, jalgpall. Siin saab olla ainult üks astus, me teame, kelle poolt on. Ma ei saa jälle öelda. No pane Paide peale. Kui see on hooaja eel, me ennustasin Paidet. Jah, täpselt. Aga ütleme, hooaja eelne ennustus oli Paide, aga ütleme, kui nüüd siin viimase aja tulemus vaadata, siis selleks Paide võit ikkagi üllatus. Meil oli kõigil oli aga üks mäng, karikas. Üks mäng, seal kõik on võimalik ja selles muidugi, et seal kuidagi... Keegi vist mängukeeldu ju ei oma. Kohe peast isegi ei oskagi öelda, et äkki nagu see Transi käest saadud kaotus ikkagi käis ikka aupihta ka nüüd juba. Ja võib-olla see on nagu Florat uinutav. Jah, täpselt, et nagu kunagi ei tea. Aga ütleme nii, et ma arvan, kui võtad siin Tolibeti Kihlveo koefid lahti, ma arvan, seal on väga ühele poole kalduse asi, jah? Jah, nii on. Et siis Flora 3-0 ütleb Kalvet. Jah, seda ma ütlesin täpselt. Ma ei kuulanud, ma tuleksin mõttesse. Ma lihtsalt tean, mis sa mõtled. Ta just ütles, Paide võidab. Me kõik ennustasime hooajal Paidet karki võitjaks. Ühäälselt. Aga samas me ühäälselt arvasime, et Flora võidab superkarki, mis tähendab rumalad. Ja nii lihtsalt on. Rekordfit saade, seda ma tartsin. Peame kõik paranema. Välgu siis mingid ilusad lõpusõnad. Andres Upper. Teeme esiliga nurga näe. Jah. No nii, oota, ma siin teen nüüd lahti. Oi, siin on mingi kirjaviga vist on. Kurat, ma räägin see jalka IT on ikka kohutav. Ma vaatan, et Nõmme raljuga 1-1 ei ole võimalik. Nõmme ralju on ju kehvik. Mis kehvik, nad istusid oma blokis ja tegelikult ütleme, eks oli olid 5 taga ja tegelikult ütleme nii, et meil oli jälle piisavalt võimalusi, et lüüa ära, kahjuks
ei õnnestunud, õnneks Velko halastas, ei suutnud ja Floraga enamat 3-3 viigist, et selline ja väravate rohke mäng oli, aga ei, ma ei saa öelda, et me mängisime halvasti või midagi, lihtsalt me ei realiseerinud oma võimalusi ära, et oli hea võimalus Velkoga samadele punktidele tõusta, kahjuks ei kasutanud hetkel ära seda veel. Ehk siis, mis juhtus teie mängus? Kuulus mäletasid, et selline mees on jätkuvalt Eestis nagu Chinememerem Rodwin lõi siis 5 ralju ette. See oli see kuskilt Iisraeli kõrgligas, mis platsil käinud mees. Ja siis Russell Rait Rumma, nimi RRR, kes on Russell Rait Rumma siis? Väga huvitav mängija, et selline kuidas ma... Ta ei ole ju teil tavapärane. Ta jah, oli meil, oli... Sõjaväes oli nüüd tükk aega ära ja tuli nüüd uuesti tagasi, et ta on ennem olnud küll ikka, et nüüd tuleb vaikselt tagasi. Aga ja kui sa veel nii võtad lahti, siis vastased ei realiseerinud ka penaltit, ära oli Subbotin lõi latist üle, alastas alguses, et lasime rumala värava endale lüüa ja siis sealt välja, tegelikult me tulime teisel poolel kohe tagasi, aga kahjuks jah, ei suutnud rohkem väravaid lüüa, et meil olid neid võimalused väga, väga surmkindlad lausa, et oleks pidanud meie... Kuulus Illin on nüüd taandunud mees, kes oli eelmise aasta triblamisjumal ja justkui oli eeldus, et saab Raljus vähemalt põhimehena vähemalt vahetusmehena. Tegelikult on reaalsuses 9 minutit ja paneb esiligat Viimsi vastu. Vist on selline suurim ülemineku võimalik, peaks tegema top 10. Let's go, panen kirja idee. siis on üks suur kandidaat sellele. Ja siis jah, Velko, Ken-Luu Laasner 2, Kurtonen 2 vastu, Ken-Luu Laasner Velkos 2-0, Kurton 2 korda ära, 2-2 ja siis Rootsi ja Pihlak, Patrick Pihlak, mitte siis kuulus. Sass Pihlak, Eesti parim trimi ajakirja. Lugenud kõik. Ta andunud kuulajana, ta ikka küsib, millal saade tuleb, siis ma iga kord pean ütlema, Talvetil kõhu häda ja Talvet on 4. korda mainisid juba ära, let's go. Martin Ruttonen, Flora, kas on järgmine mees, keda tasub esiligas jälgida? 2 väravat Paul Kaitsena, kas on see mees 17, Norton-Koondisel on ka, kas on järgmine mees, kes võiks murda Floras läbi või sa esiligast arvad, et ei, ta on juba ikka pikemat aega pildil tegelikult olnud, et see hooaeg on lihtsalt eriti esile tõusnud, et Flora 10+7 absoluutselt, ta on siin kuu parim olnud ja et absoluutselt one to watch, ütleme niimoodi, et jah, ma ei tea, kas ta nüüd Floras põhisse murraks, sest seal on ka teised mängijad ees, on ju, aga esiliigas on ta, ma arvan, asendamatu Florale. Ja siis loomulikult Floras, siis Altcrossis. Ma mõtlen, see tegelikult on äge, et see sama Ruttonen, mis ta on metsik, eks ole, mingi 1,5 väravat mängukohta tuleb läbi tema, ja siis keskpeale laseb see Eesti suurim lootus, Deniss Sotov. Ja, 14. See on jah, 2011 sündinud poiss, et jah. Et äge. Ja saab ka nii, et sul 14-aastane alustab ja saab ka siis Velkot. Punkti kätte, vaata. On see üldse Velko üle haibitud sats, vaata, bla. Viimsi tuleb. Meie suutsime nad ära neutraliseerida piisavalt hästi, et aga hea vaadata, et tegelikult see seal Flora nagu tuubel on natuke teistmasti, nendel ei ole seda võib-olla kohustust on ja võita nagu iseseisvatel klubidel, aga nad saavad anda ja pakkuda sellised võimalused noormängijatele, et see on kindlasti neile hea arenguks hea koht. Ja siis nüüd siis Pae tänava alguses pühapäeval kell 2 FC Tallinn. On seal on natukene see väljak kuidagi on selline kitsas ja väike ja kõik audid visatakse kasti ja selline, eks ta paras võitlus on, ega need FC Tallinnal on ka piisavalt mängumehi, et ega ei oota üheski mängust midagi lihtsat. Vaatad seda... Eelmine mäng küll saime oma püssi paukuma, aga see ei tähenda, et seekord nii lihtsalt midagi tuleb, et seal tuleb korralik alati fookuses olla, sest nad suudavad alati üllatada. No ei, vaatad seda FC Tallinn koosseisu ka, siis need Dmitrijevid ja asjad, et Ekharts on praegu ja Avilov taga, täpselt, et seal on mängumehi küll.
Okei, jumal küll, vabandan riigi kuulejate ees, see oli see kord, ma siiski alluti juba magama. Ei, ma vaatasin, vahepeal tulid need EOK-lt pressiteade, et palju Teigamägi Tuudeberg neid hääli said, või toetushääli, et... Kelle poolt sa oled, siis ütle rahvale välja ausalt. Ma Steven Tuudebergi väga ei teagi austas, ma ei oskagi tema kohta väga seisukohtu võtta, aga Teigamägi sai 44 praegu EOK liikme toetuse, Tuudebergil on 18, et 15 oli vaja, et nimi üles seada. Et selles mõttes... Aga huvitav palju on tühja hääli näiteks. Praegu on see, et näed üles seada ennast. Tean. See tegi väikse selle üldkordule vihja. Erki Nool on Tuudebergi poolt ja Urmas Sõõrumaa on Teigamäe poolt. Ega seda vist... See vist pole üllatav, et see Sõõrumaa ja Teigamägi, eks nad on nähtuklaselt ühest jalgpallitänava kontorist vist väljumas neid koos, ma olen aru saanud. Et seal vist on, ma eeldan, et jalgpalliliit on vist Teigamägi taga, siis riigi kirjas ei ole. Ja on riigi kirjas. Jalgpalliliit on Teigamägi taga, jah. No, vaat seal teevad suured mängud, sellepärast polegi Aivar Pohlakul aega ühelegi meilile vastata. Ta teeb suuri asju, näib Jõhvi Phoenixi podcastis, kommenteerib Kuressaares mängu, aga näed, veel üldkoordinaator ja Andres Väärт läks, et sa saad varsõna kiire, pole aega siin, mis teed, elu on selline. Tund 20 saade, kui me veel tuleb selline saade, siis ma ei tea, siis ei ole näpud sahtli vahele, siis paneme see saate kinni ära, ei taha olla see jahuv saade. Öelge siis nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.